Me oleme kogunenud siia Rakvere gümnaasiumisse, Rakvere gümnaasiumi filmifestivali õhtujuhi castingule ja meil on siin juba 15. korda proovimas Rakvere gümnaasiumi õpetajate näitering Jannihunt! Nii, vaatame siis, mille poolest nad see aasta erilised on ja millega nad meid see aasta üllatavad. Küsin kohe ka kellegi käest, mille poolest olete teie eriline? Mina ei ütle käsu peale mitte midagi. Just. Kas tervitada tohib? Ma tervitaksin kõik oma sugulasi ja tuttavaid, välja arvatud Aadut. Vaatame, kuidas neil see 15. kord läheb. Mina pole mingi punn, mina olen räpikunn. Gangnam Style. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. Täitsa lõpp. Mis asi see on? Kuidas teil läks? No ta ütles täitsa lõpp. Ma kujutan ette, et ma sain otse lõppvooru. Tere! Mina kandideeriksin õhtujuhi kohale sellepärast, et mina oskan seista pea peal. Kas pea peal seis läks halvasti? Ma oleksin pidanud hundiratast viskama. Kaasad tšokki keerutades kiirelt möödub öö. Mina kaares päev, ja ei võima löö. Sinust ei tunne ja lastub ja me veel. Seni kuni märgid filmi mees. Nii, kuidas läks? Aitäh küsimast, mind valiti. Oi. Üks õige õhtujuht peab oskama ralle teha, anekdoote rääkida nii, nagu Mart Sanders ta on teinud. Tema on minu suur eeskuju. Mina räägin teile anekdoodi. Vanaema tulebki poest koju ja pannkooke ei teegi. Kuidas see on naljakas? Ma ei naerist teist tunnetegi, mis jutt see on naljakas. Te saa lihtsalt naljast aru. See ongi niisugune kõrgklassi nali. See kollid sinna sürisse lasi. Kes te valis? Tere! Mina olen mees, kes on Kolumatšilt tulnud. Sealt metsakõdast, kauged ja kõledast. Tulin ära linna, sest mina olin kuulnud. Filmifestivalil pidi elu ilus olema. Kuidas läks? Ma tahan teha avalduse. Seekord mina võitsin niikuinii. Väga tore. Ei. Igal juhul ära ma ei uppunud. Aga mina oskan väga hästi laulda. Ei. Minu poolt oleks ei. Miks mitte? Jaa. Ei. Kuidas? Kõik sõnad meelest ära.